kutsume nüüd suure aplausiga lavale ja tänase päeva peaesineja Roosa Vananike. Meil on kõigil väga hea meel, et sa siia täna oled jõudnud. Nii et ma ei tea, suuremat tutvustamist sa vist ei vaja, aga sa võid ise natukene süvitsi minna ja rääkida rohkem oma taustast ja seda, mida iga päev me võib-olla ei teagi. No, ma olen Roosa Vananike. Ma olen TikToker, suunamudija ja nüüd sotsiaalmeedia kui tööna olen ma tegelenud sellega aasta aega, aga muidu üleüldiselt since 2018. Ja ma ei teagi, vabal ajal teen küüsi endale teistele. See on ka mul siuke teine töökoht vaikselt. Ja muud midagi, mul on väga tore siin olla. Nii et selline 4 aastat, et algusest jõuda selleni, et sa teed seda reaalselt oma tööna. Väga selles suhtes, ega nagu öö pealt ei pea asjad juhtuma, et peab ikka kannatust olema. See on küll väga tõsi igas eluvaldkonnas, et midagi ei tule niimoodi üle öö. Aga päris pikk aeg, kuidas sa oled kõige sellega toime tulnud, ilma et see hakkaks sulle niimoodi vaimsele tervisele, et kõik need negatiivsed kommentaarid ja... Kindlasti hakkab ja see on normaalne, sellepärast, et keegi ei ole mõeldud taluma sükest heiti. See ei ole nagu kuidagi moodi inimlik ja see nagu ei ole hullu, kui kas või teil on mingi halb kommentaar või klassivennad kiusavad, siis see on täiesti okei olla tujust ära, selles suhtes see ju teeb haiget, vahet ei ole, kas sa oled tavaline inimene või mina, kes on sellega kauem tegelenud, et see tegelikult nagu mulle meeldib öelda, et see ei tee mulle midagi, mul on täiega savi, aga tegelikult see absoluutselt teeb nagu haiget ja lihtsalt pika aja peale mitte, et see enam nagu valus ei oleks, aga ma olen nii ära harjunud, mis tegelikult ei peaks olema, keegi ei peaks harjuma sellega. Aga head on alati rohkem kui halba. Nii et see ikka hoiab vaimu üleval. Kas see on su kuidagi lähedastele ka tulnud, et tänu sulle ja sinu pidevas tähelepanu olekus on ka neil raskem? Kindlasti. Ma ei tea, kas nendel raskem on, aga näiteks mu kutt, kellega ma olen koos olnud nüüd 3,5 aastat, ta on olnud algusest saate minuga ja ta kindlasti tahaks rohkem siukest privaatset elu, talle ei meeldi olla kaamera ees videotes, talle ei meeldi see tähelepanu, mis me linnas saame. On öeldud ka tema kohta selles suhtes mingeid halvustavaid kommentaare, see ei ole aus minu arust. Kui minu sõbrannad või sõbrad peavad taluma seda, et minu pärast nendele midagi halvasti öeldakse. Aga muidu tegelikult on ikka kõik hästi. Mu sõbrannad eriti ikka pigem naudivad seda, et ma olen kuulsus, sest et nendele meeldib lollitada tänaval, kui me oleme kusagil linnas. Ja inimesed on mingi, see on Roosa Vananike. Siis mu sõbrannad näiteks tõusevad püsti ja röögivad veel kõvemini, see on Roosa Vananike. Ja siis ma mingi, oh my god, jahvit. Aga nendel on lõbus. Aga jah, muidu ainult see, et kahju on teiste inimeste privaatsusest, kes minuga on seotud. Jaa, ma arvan, et see on nagu täiesti arusaadav. Aga positiivsed aspektid, ma arvan, et su elu on nagu täiesti muutunud. Ikka, jah. Mul on tore alati, kui keegi mind ära tunneb ja viisakalt pilti küsib, aga absoluutselt on ka neid, kellel ei ole hea nagu mõte sellega, et nad ei tule sellepärast, et ma meeldin neile, vaid nad tulevad sellepärast, et mulle halvasti öelda või teha mingi
pilt või video, mida pärast siis ära kasutatakse minu vastu. Näiteks te olete küll veidi noored, et klubis käia ja mingeid narkootikume tarvitada. Ma loodan, et te siin sükest asja ei tee Tartus. Aga ma käisin ühte oma lemmikartisti kuulamas peol. Ma olen väga-väga kaua kaine olnud, nagu kogu aeg mingi 2 aastat juba. Ja minust tehti seal mingi video välguga, kus ma lihtsalt räägin oma teise sõbraga ja siis see video pandi üles, et Roosa Banaanik on üliaines kusagil 16+ peal. No ma ei olnud, aga see on see, nagu kui inimesed mind ära tunnevad ja siis tulevad halva mõttega. Aga positiivselt räägin seda rohkem, et igat moodi see, et mind ära tuntakse ja nagu niisama fännid, kes tahavad mingi kalli ja üldse, kui see fänni osa nagu üldse mitte mõelda sellele, siis mul on väga palju võimalusi elus, mul on nagu mingi 1000 ust avatud ja ma ei tea midagi endaga peale hakata lausa. Vau, seda on täiesti lahe kuulda. No okei, me korraks juba natukene puudutasime seda, aga mida arvaks siis see 3 aasta tagune sina sellest, no põhimõtteliselt alles alustusjärgus, ma ei tea, tegid selle TikToki konto, tegid esimesed videod? No mu plaan ei olnud kuulsaks saada. Ma arvan, et mitte kellelgi ei ole, kellel niimoodi juhtunud on, et alati räägitakse, et ma tegin seda enda lõbuks ja saad nagu, tegid sa tegingi päriselt. Ma alguses saatsin grupi chati oma videosi ja siis kõik mu 5 sõbragrupp oli mingi ülihea video. Ja siis, kui musicali aeg oli, siis ma hakkasin neid üles panema ja need ei olnud üldse naljakad, aga mul oli mingi 100 followeri võib-olla ja üks mu video, see sai 11 000 vaatamist ja 2018 oli see väga haige asi, nagu ma olin the baddest. Ja poleks elu sees arvanud, et sellest midagi nii head tuleb. Need inimesed, kellega ma tol ajal nagu suhtlesin, nad ei olnud väga, peale selle sõbragrupi, kuhu ma siis saatsin neid videosi, aga ülejäänud inimesed mu ümber, nad ei olnud üldse supportive, et ma neid üles paneksin, nad arvasid, et see on cringe, aga siis ma eemaldusin sellest sõbragrupist ja lihtsalt panin ja talusin ära selle, et nad naersid mulle, aga nüüd nad on ikka samas kohas ja ma ei ole, nii et no eks see on vist paljudel eriti tiktokeritele, et algul kõik ütlevad cringe, aga mingi hetk sul lihtsalt nagu tuleb nii palju head sellest, et jaa, nagu kindlasti et mõnes mõttes et ei huvita enam lihtsalt. Ma vaatan ka vahepeal oma vanu videosi, ma olen nagu palun kustuta ära see, aga ma ei tea, selles on ikka nagu natuke nalja, isegi kui see cringe on. No jah, tänu neile ju sa siin oled praegu. Absoluutselt. Ja kui sa ise suudad seda nagu ära kannatada, seda nagu cringe faasi, kus sa ei ole võib-olla nii kuulus või aga nagu su videod ikka kasvavad, siis nagu tee edasi, sest et see ei saa öö pealt tulla nagu. Ei, täiesti nõustun. Okei, siis natukene praegu TikToki maailmast väljapoole või võib-olla tegelikult mitte, sest see on osati sinu nišš ja põhjus, miks sa nii populaarne oled. Kust sa võtad oma stiili inspiratsiooni? Ma ei teagi. Sellest ma olen 21 ja 12-aastased kirjutavad mulle, on nagu, miks ma ei näe välja nagu sina, siis ma mingi, meil on 10 aasta vahet, see ei saagi. Et kui ma olin 12, siis ma kandsin Galaxy kassidega retuuse, mul olid kõik kassi asjad, mul oli kassi seljakott, kassi pluusid, kassi maikad, kassi, absoluutselt kõik nagu päriselt, mingi unicorn. Aga see jällegi, see ei tule üleöö, sa ei pea nagu mingi ülesärkama ja modell olema. Ma arvan, et enamustel mul on siin ka pluss 10 aastat ja sellest aega on, nagu peabki iseennast leidma lihtsalt
ja väga palju inspot kindlasti TikTokist. Oleneb, mis sul see For You page on, et mida rohkem sa vaatad neid mingi välimuse ja fashion siukseid videosi, siis seda rohkem sul hakkab tulema sinna For You'sse ja kindlasti on sealt väga palju, aga samas mul on olnud nagu sellest kassieerast saati siuke pigem, ma ei ütle emo, aga pigem siuke no omamoodi, aga see on lihtsalt välja kujunenud aastatega nagu päriselt. Nii et siis põhimõtteliselt kõigile 12-aastastele, kes mõtlevad, kuidas nagu sina homme välja näha, et see ei olegi päris võimalik, et see on teekond, siis nagu jah. Päris jah, aga minu arust ei peakski kõik samasugused olema nagu, mis lõbu sellel siis oleks. Täpselt jah, leidke kõik oma ja tegelikult näiteks oma riideid, alles oli TikTokis mingi draama, norm, et sa käid mingi H&M-is shoppamas või, siis ma nagu mida, et ma ostan H&M-ist, ma ostan New Yorkerist, ma ostan Cropist, ma ostan igalt poolt, kust nagu võimalik on, sellest sa ei pea tervet outfit'i ühest poest saama minu arust nagu nendest tavalistest basic linnapoodidest saab tegelikult üliilusaid asju nagu. Nii, kindlasti ja ma arvan, et see on täiesti õige. No, kas me võtame selle lemmikquote küsimuse? Lemmikquote? Mis inspireerib sind igapäevaelus? Ma ei tea, kas see inspireerib mind, aga see on väga lihtne asi, mille järgi elada, kui sa teed pahandust. Näiteks, see quote on, et kui sa ei räägiks või kui sa ei näitaks seda oma emale, ära tee seda. Ja sa saad seda nii paljude asjade kohta, nagu lähed oma kambaga õue ja siis teed Tartu mingile müürile graffitit, kas sa näitaksid oma emale? Pigem, emme oleks uhke või? Okei, see on norm. No ju siis kehtib sulle, sa näitaksid seda emale, siis palun. Aga muidu seda hea saab väga paljudele asjadele panna, kui lähed jood ennast purju, sa ei taha, et su ema näeks. Või kirjutad midagi halba kellegi teise inimese mingi seinale või kommentaaridesse. Ema ei tahaks näha, ära tee siis. Kas sa mõtlesid sellele, kui sa oma TikTok'e hakkasid ka tegema? Et kas sa tahaksid oma emale neid näidata? Jaa, kusjuures ma olen väga palju videosi jätnud postitamata, sest et ma ei tahaks seda oma emale näidata. Ma ei tea, mingid thirst trapid või midagi. Ma pigem ei tahaks. No siis vist oled päästnud ennast nagu mingi veel kaugemalt, kui sa vaatad tagasi ja cringe'id selle peale, et... No... Tegelikult nagu... Kõik, ma ei saa öelda, et tegelikult nagu cringe oli, sest et tegelikult see on veel üks quote, et kui see kunagi tegi sind õnnelikuks, ära kahetse nagu. Ja need kõik asjad, mis ma seda kunagi tegin, tol ajal need olid head, nii et tegelikult ei ole hullu nagu. Ja ei, no see läheb hästi ka selle 12-aastaste kassi outfit'i juurde, et kui sa olid siis õnnelik, siis... Ma olin väga õnnelik kusjuures ja mu teine väike... stiiliampsakas oli alates 2015. Mul on nagu ülisuured kulmud. Ma ei tea, praegu on tegelikult näha ka, sest ma ei ole neid nagu ajanud, aga mul kasvavad need nagu täiesti välja. Ja tol ajal ma ei kitkunud neid, vaid ma lihtsalt nagu pliiatsiga tegin täpselt, kus need karvad olid, aga tegelikult ei käi väga niimoodi. Ja siis mul oli 2 ruutu olid keset otsaesist. Oh my God, ma armastasin neid. Mu ema oli mingi dude, see on piinlik, palun ära tee. Ma olen nagu joo. Mul on ülikõvad kulmad. Ja ma käisin niimoodi ringi ikka mõnusad paar aastat. Ja nüüd, ma ei tea, tolle klassikaaslased on vahepeal olnud nagu, mäletad või? Et kas sa nüüd muudaksid? Ma nagu ei, see oli fun, see oli mina nagu reaalselt, vahet ei ole. Okei, ma armastan seda suhtumist, see on täiesti hea vaatenurk elule. Okei, natukene samas valdkonnas. Guilty pleasure. Ma ei tea, kuidas seda siin eesti keeles tõlkida. Põhimõtteliselt nagu
piinlik asi, mida sa ei ütleks teistele, mida sa teed, mis sulle meeldib. mida sa salaja naudid nagu? Kas te Netflixi vaatate või? Okei. Netflixis on siuke sari nagu Tiger King, kus nad räägivad mingi Ameerika nendest koduloomaaedadest ja kus nad hoiavad neid mingi tiigreid ja elukaid kinni. Ja see on ülihallab sari, need tegelased seal on nagu täiesti peas segased. Aga ma olen seda seal on mitu seasonit ja nagu mingi 1000 osa, ma olen seda mingi 5 korda vähemalt läbi vaadanud. See on nii täiesti nagu ebareaalne asi ja seda mulle meeldib vaadata. Veel guilty pleasure on süüa sai, margarin, makrapulgad ja tomat. Okay. See on ülipast, see on nagu päriselt ülihea. Salajane retsept, on küll, jah. Pigem on see siuke Lasnamäe värk. No ma ei tea, peab järgi proovima vist. Päris on üliodav ja see on ülihea nagu. Ja see sellest kõhu saab ikka normilt täis. Saime teada, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, mis on su pet peeve, mida sa väldid, mis ajab sind närvi? Mind ajab, nagu me enne rääkisime sellest, et vaata kõik ei pea olema samasugused. Et kui sul on oma stiil, kui sa oled sina ise, see on ainult tore. Mind nagu ei aja närvi, aga kui Rannamaja oli hästi populaarne, siis mind võrreldi igapäevaselt Hannaga. Aga see lihtsalt, mitte et tal nagu midagi viga oleks, aga lihtsalt, nagu see ei pea üldse tema olema. Nagu ükskõik, kui mind võrreldakse kellegagi, kas välimuselt, olemuselt, ma ei tea, mida iganes, mulle nagu isegi kui see nii-öelda inimene on äkki palju ilusam, mulle ikka ei meeldi, sest et see teeb nagu minu isiksusele kuidagi, see teeb mind väiksemaks, kui ma tegelikult olen. Üliraske on selgitada, see on nagu tegelikult nii siuke esimese maailma probleem, vaata, mind võrreldakse mingi Rannamäe Hannaga, aga... Ei, ma täiesti saan aru, see ikkagi nagu siis kogu aeg kellegi varju nagu. Jaa, ma olen ehitanud ju ennast üles sünnist saati ja mul on oma tunded, mul on oma asjad, mul on oma kõik see olen ju mina. Miks on vaja mingi, sa oled nagu tema, ei ole, mitte keegi pole nagu keegi teine tahab tõesti teeb, ei aja närvi, aga siuke hea võit lihtsalt. Me oleme erinevad isiksused, et nagu okei. Ja ma mõtlen, kas mul on veel mingi pet peeve. Siis kui inimesed söövad mingi krõpsu või pähkleid või komme, siis nad jätavad sinna paki lõppu 1 või 2. Nagu, oh my god, kus sa terve selle paki juba ära söönud, palun tee lõpuni, mitte ära jätta mulle mingi köögikapi peale mingid pooltühja krõpsupakki, kus on 2 sampsu sees. Nii naljakas seda kuulda, ma kuulasin just seda podcasti, kus Kelly Sildaru ütles, et ta teeb seda, et ta tahab alati krõpsupakki 1 viimase krõpsu ja... Ei tohi nii teha. Okei, aga tagasi siis sotsiaalmeedia poole. Mis inspireerib sind tootma sisu? No, kas seal lihtsalt mingi tahe jagada oma elu või nüüd on seal mingid muud motivaatorid taga? No kindlasti tahe selles suhtes, kui ma olen ära mingit aega, ma just olin haige näiteks ja siis inimesed on nagu, kus sa oled, miks sa ei postita. Et kindlasti, kui inimesed ise tahavad. Ja mul on olnud terve siuke, mis ma arvan, gümnaasiumist saati umbes on olnud siuke asi, et näiteks matemaatikatunnis oli mul ülitore õpetaja ja üks selle kursuse hinne pidi olema video ja need videod olid midagi alati matemaatikaga, kas siis meile anti näiteks Eesti kaart ja siis minul oli Harjumaa ja siis sa pidid kõik need matemaatilised asjad sealt välja võtma, palju rahvast on, kui pikk kusagilt midagi on ja mingi pindala. Ja kui ma mõtlesin nende teemade ja nende videote peale, siis mul hakkab nagu siin otsa ees see video käima reaalselt ja mul on nagu kõik välja planeeritud ja ma vaatan nagu täpselt, kuidas see valmib ja mul on siiamaani väga palju nagu mingi projektidega või
kui ma kuulen mingit sound'i TikTokis, siis mul hakkab jooksma see ja siis ma olen nagu vau, okei, ma pean täpselt seda tegema. Et see kindlasti inspireerib nii-öelda. Aga noh, kui sul ei toimu seal peas midagi, siis sa väga ei saa teha 4 aastat järjest mingi videos iga päev. Aga lihtsalt see, kus ma olen jõudnud ja kui mind toetatakse ja see inspireerib ikka korralikult. Ma mõtlen, et sa oled ikka nagu päris loov inimene, siis eriti nagu, kui sul hakkab niimoodi ette jooksma juba pilt, see on nagu kunstnikel mingid visioonid ja asjad. Et nagu, eks kõik videod tegelikult ole ju omamoodi mingid kunsti. Aga kusjuures ma käisin kunstikoolis, ma lõpetasin kunstisuuna gümnaasiumis ja seal, kui kunstis pidi mõtlema või nagu just mitte mõtlema, näiteks abstraktsed, seal alati me pidime nagu lahti laskma ja lihtsalt tegema, ma vihkasin seda. Kunstiga mul niimoodi ei jopa, aga videotega tõesti mõte jookseb nagu. Nii et videod siis ikkagi on see sinu nagu kunstivorm. Täiega on. Videod, mingi TikTok ja nii, aga Instagram, kas sul on samamoodi mingid pildiideed tulevad ette? Väga mitte. No mu Instagram on suht siuke slow. Ma väga ei ole nagu seal see siuke influencer. No vahest ikka jaa, kui jälle mingi Exploreril tuleb mingi lahe poos või lahe mingi parkla katusel, siis ma tahaks seda järgi teha, aga see kindlasti pole minu see tee. Mul ikka need videod täiega lähevad. Nii, et Instagram ei ole ise nagu sinu põhifookus hetkel üldse. Jah. Okei. Sotsiaalmeedia, aga sa oled minu meelest postitanud mõne videoga või mingi, ma igatahes kuidagi midagi mäletan, et sa oled rääkinud gamingust, nii et kui me siin gaming ööl juba oleme, siis mis on sinu kokkupuude gaminguga? Mu lemmikmäng on Team Fortress 2. Ma tänan. See on ülikõva, ainult et praegu on seal siuksed asjad nagu spinbotid. Põhimõtteliselt see on nagu mingi häkk, kus on snaiperid ja siis nad vaatavad lakke ja siis nad keerlevad ja siis ja nad saavad kõik nagu ümber saavad surma, nii et ma ei ole viitsinud seda väga kaua mängida, aga kunagi, kui ma olin ka teie vanune, siis ma veetsin oma suved niimoodi, et ma istusin päevad läbi kodus ja mängisin oma Team Fortressi ja ma olen selles ülihea, me võime pärast siin mängida. Ja sa pead kindlasti mõnele turniirile vist võistlema jääma siin. Aga muidu peale Team Fortressi kindlasti Minecraft selles suhtes ja vana kõigi lapsepõlv. Ja ma mängisin seda siis, kui seal oli väga vähe asju, oligi mingi muda ja veeblokid, vaata. Et nüüd on ilus näha, kui kaugele see mäng on tulnud ja see on täpselt sama populaarne, nagu see kunagi siis oli. Ja kunagi ma mängisin League of Legendit ka, aga ma ei saa mitte midagi aru sellest mängust, see on liiga raske mu jaoks. Ja Dirt 3. Dirt 3 on tõesti, see on ka super driftimäng. Ja rohkem, ega selles suhtes ma ei ole mingi full, no kuidas ma mängin nende küntega, väga ei saa nagu. Tegelikult saan, ma olen mänginud nendega hiljuti ka. Aga muidu ma siuke väga gamer kahjuks või õnneks ei ole. Ja mul ei ole väga hea arvutiga, mul on läpakas, mis vaevu veab välja mingi Minecrafti nagu. No tundub, et natukene ikka oled meil gamer siin, nii et täiesti kauge sellest maailmast ei ole. Ma arvan, et ma peaksin selle Rops, vaata, on mingid CS-i, ma arvan, et ma peaks teda asendama seal tiimis, kindlasti. Jah, ei tea, miks ta seal topis sinu asemel on. Jaa. Ei. Growtopia oli ka mu siuke, mitte lapsepõlv, aga me olime mingi 14 ja siis me skämmisime neid võrdlokke teineteiselt. Okei. Nüüd mõtlen, kas ma olen kunagi sinult skämmi saanud Growtopias. Okei. Väga huvitav.
no see aasta on sul kindlasti olnud väga sageda tiheda graafikuga, palju oleme erinevates mingi projektides, telekas, igal pool näinud sind. Kas sa tahaksid rääkida natukene just sellest aastast? Sa mainisid, et nagu sellest aastas on sul see ka nagu põhisissetulek, ehk siis palju uut. Ma olen õppinud näiteks sellest, et ma olen teadnud seda nagu enam-vähem või nagu Hollywoodis räägitakse, vaata, et tegelikult see ma ei teagi eesti keeles, see industry on vaata hästi halb, tegelikult need, kes kõrgemal on, et nad kasutavad ära siin, tegelikult on Eestis ka nii, kõik ei ole kindlasti väga soojade südametega inimesed, kes seal kõrgemal levelil on. Näiteks mulle valetati ühe saate kohta, öeldi, et tule räägi meile mingist nagu teemast ja ma olin väga nagu elevil, sest et sellest ei räägita palju, siis mulle selgitati, et need pronounide värgid, she, her, him, vaata, et kuidas see Eestis on. Siis ma nagu vau, et okei, ülilahe, et siuke asi saab nagu pindala nii-öelda, et kindlasti mul on väga palju oma fännibaasis ka inimesi, kes tunnevad niimoodi, et nad ei kuulu täpselt kuhugile ühte rühma. Siis ma läksin kohale ja siis nad hakkasid mingi pornost ja asjadest rääkima. Aga ma juba istusin seal ja mul oli allkiri pandud enne, kui nad rääkima hakkasid. Siis ma istun, ma nagu, mida? Siis ta istub sinna see saatejuht, ma nagu, ma ei tea, millest me räägime. Siis ta nagu, see sinu osa tuleb ka. Minu osa ei tulnud. Saatesse ka ei jäänud ja mind pommitati mingi väga ebamugavate küsimustega ja ma ei saa mitte midagi teha, sest et mulle anti see leping alla. Nii et see on kindlasti, ma nüüd väga nagu ei ole julgenud nii-öelda, selles suhtes ma käin ikka, ma siin olen, vaata, aga see kindlasti andis mulle mingi kotitäie trust issue'sid. Mis ma veel olen õppinud, et sa pead ise ennast armastama, sest et tuleb hetki kindlasti, kui su sõbrad lähevad ära, muutuvad, lihtsalt kasvate nagu oma teed pidi, ei pruugi terveks eluks kokku jääda, siis sa ei saa nagu breakdown ida, et mida ma nüüd teen, et sa pead alati ise endale lootma, et lõppude lõpuks oledki lihtsalt sina ja sina ise. Et see on kindlasti väga tähtis, et te väärtustaksite aega iseendaga ja et ei loodaks teiste peale nii palju. Ma ei oska. Ma olen nagu täielik memekas, mul on vaja kogu aeg kedagi kõrvale, mul on vaja kogu aeg, et keegi arutaks minuga minu arvamusi, mida ma teen, mis koostööd ma vastu võtan, kas ma peaksin sinna minema, kas ma peaksin selle video panema. Et tegelikult seda peaks nagu ise oskama teha, et siuke üksi hakkama saamine on igas elu aspektis väga-väga vajalik. Mitte, et ta peaks olema nüüd ilma sõpradeta mingid valged rüütlid üksinda, mitte kellegagi rääkima, aga lihtsalt jah, et ei jääks hätta, kui sul ei ole lõpuks kedagi kõrval nagu. Mitte, et see ilmselt ei juhtu, aga nagu ja ikka tuleb situatsioone ja inimesed kasvavad lahku ja see on üliokei ja see on ülinormaalne, aga lihtsalt haiget saab, kui sa ei tea sellega arvestada. Kas sul on nagu terve selle aasta jooksul tulnud hetkiga, kus sa oled mõelnud, et peaks tagasi tõmbama sotsiaalmeediast? Jaa, tegelikult mitte vist see aasta, aga eelmine aasta oli, ma reaalselt mõtlesin, et ma nagu kustutan kõik oma kontod ära, mul oli nii kopp ees, mul oli nii villand kõigest nagu. Siis oligi just oli see laine tulnud, kus ma seda maski protesti tegin ja seda õlg alla kampaaniat ja ma nägin suhteliselt esimest korda Facebookis, kui Õhtuleht ja Delfi ja asjad panid minust uudiseid ja ma lugesin neid kommentaare, ma sain kreepsu reaalselt ja siis ma olin nagu, okei, kadagu, ma ei viitsi, ma ei taha, ma ei jaksa. Aga siis ma magasin
välja ennast ja noh, sain aru, et ma olen tugev ja see on okei. Ja siis jah. Okei. No ja inimesed võivad ikka väga julmad Inimesed olla. on väga kohutavad, eriti need Facebooki härrakesed seal, kes on mingi 40 ja elavad kusagil Maardu tagatipus. Nagu nendel on kõige rohkem öelda, alati. Ei, eks mingi selline ütlus on ka, et need, kes on sinust kõrgemal, ei kunagi kritiseeri sind negatiivselt nagu või et ei ütle sulle niimoodi halvasti. Okay. Ta küsis, kas ma olen ujumas käinud. Kusjuures ma vaatasin, kui ma siia sõitsin, et Anne kanalis on 19 kraadi, aga ma olen neid Tartu juttude põhjal aru saanud, et Anne kanalis ei käida ujumas, et sa tuled sealt mingi 3. silmaga välja. Ära sinna jah, mine, aga meil tegelikult siin lähedal on üks järv kohe kõrval, selline paarsada meetrit, et kui tahad väikese supluse pärast teha, siis On seal soe või? no selline tavaline Eesti vesi. Kui Anne kanalis oli 19 juba, siis No ma arvan, et siin on umbes sama, jah. No mu ema ei saa midagi aru. Mu ema sai 70 just, või noh, saab. Aga ta ei saa, no ta alles õppis nagu puutetundliku telefoni ära. Nii et ta ei saa vapsi mitte midagi aru, miks ma kuulus olen, mis asi TikTok on, miks meil inimesed poes ringi käivad, vaata. Ja siis iga kord, kui ma olen temaga koos ja ma teen kellegagi pilti, siis ta on nagu, kas sa tunned teda? Siis ma nagu, ei, emme, miks sa aru ei saa? Aga muidu nendel on okei, nendele pigem meeldib. Kui ma veel noor ja ilus olin, siis ma käisin kergejõustikus ja mu lemmik spordiala oli kaugushüpe ja ma hüppan 5,5 meetrit kaugust. See on no kuulge, vaadake, kui mul on mingi 1,20 jalad, nagu see on 70% mu kehast, et kaugus oli mu kindel lemmik ja siuke tore lugu, et iga kord, kui ma olen natuke joonud, ma ei pea purjus olema, ma olen natukene, mul on 1 pokaal veini all ja mul on liivakast lähedal, ma nagu vaadake, hoidke mu jooki. Ja siis eelmine aasta Pärnus näiteks, see kool on kinni seal, aga me just tulime mingi beach grindilt või midagi, siis ma nagu koolihoovi ja siis me hüppasime seal kaugust täiesti kott pimedas. Aga ma armastan kaugust. Ja kui teil on võimalus, siis kindlasti tegelege spordiga. Ma käisin väga paljudel võistlustel, ma jooksen ka suht kiiresti. Aga jah, see oli väga-väga lõbus ja tahate teada, miks ma sealt ära tulin? See on ülipiinlik. Ma pidin tegema kõhulihaseid ja me olime siukses trenni koridoris ja siis me olime seal kõik järjest mingi 20 matsi ja siis ma tegin oma lihaseid ja ma peeretasin. Ja ma ei läinud mitte kunagi enam sinna trenni tagasi. Päriselt, täitsa päriselt nagu. Ja see siiamaani ma näen õudusunenägusid sellest. Kas sa kahetsed, et sa ei läinud tagasi? Tegelikult, no jällegi, kui ma oleks sinna läinud, äkki mul ei oleks seda vaba aega olnud, kus ma oleks postitanud oma mingid esimesed videod, vaata. Kõik juhtub põhjusega. See, et ma peeretasin mingi 20 inimese ees, ülifain nagu. See oli kõik see tuleviku nimel. Jah. Palju ma päevas olen TikTokis või? Mitu tundi või? Ma ei tea, mu Steam on roosa banaanike. Võite, sellest, et ma ei ole terve oma elu seal kontol mänginud, et see on suht uus konto, nii et seal ei ole üldse tunde, aga muidu ma olen mänginud since ma olin 12, nii et ikka 10 aastat sinna
jah. Need teevad mind väga-väga õnnelikuks. Inimesed arvavad, et võib-olla et ma ei vaata neid, vahepeal ma võib-olla ei vasta, aga tegelikult TikTok on nagu katki ja kui sa kommenteerid midagi, siis see alatihti ei jõua sinna videole, see lihtsalt, ma ei tea, jääb kuhugile ja muidu ma üritan ikka kõigile vastata ja mulle õudselt meeldivad kõik toredad inimesed ja ma kindlasti üritan vastata ja ma väärtustan neid kommentaare täpselt sama palju, nagu ma väärtusasin oma esimesi neid häid kommentaare. Yeah. Ma proovin nad ära blokkida. Minu arust see on ülinormaalne inimesi ära blokkida. Mulle ei meeldi üldse see siuke jutt, mis on tulnud, et kui sa blokeerid nõmedaid inimesi, kes sulle halvasti ütlevad, et sa oled nõrk, minu arust sa ei ole, minu arust need inimesed, kes kommenteerivad halba, on nõrgad ja see on sinu platvorm, see on sinu konto, ära hakka vaidlema nendega, bloki ära, kui nad teevad uue konto, sa saad aru, et need on need samad inimesed, see on lihtsalt ülinaljakas ja sa peaksid ennast hästi tundma, kui nagu keegi üritab nii väga sulle halvasti öelda. Aga muidu ma blokin kõik ära ja mul on süda rahul nagu. Kuidas teha ühte head TikToki? See peab lihtsalt tulema sulle pähe, sa pead seda visualiseerima õigete soundidega, sul peab olema TikToki screen time 12 tundi vähemalt päevas, vähemalt, mul on, ja sa pead teadma peast vähemalt 10 trendi ja siis sa pead mediteerima veits ja siis tuleb. Jaa, see on täiesti kohutav video. Me läksime, mu sõber on mudellennuki maailmameister ja me läksime lennutama neid lennukeid tühjale mingile põllule või airfield, ma ei tea, mis see oli. Ja ma magasin terve tee sinna ja ma magasin seal ka. Ja siis ma ärkan üles, ma nagu wow, nagu see on täiesti tühi ja kell oli mingi 7 hommikul ja udu oli ja siis ma olen nagu peaks sinna udu sisse jooksma. See oli one take, ma panin selle telefoni auto peale, jooksin, kadusin pildist ära ja sellel on mingi 1,3 milli laike, nii et vaatamisi on nagu mitukümmend miljonit. Täiesti see sound vahepeal, ma näen unes seda nagu mingi piinlikum video või? Nagu mis üleval on. Võib-olla, see enam ei ole üleval, aga siuke poiss oli nagu Aleksander Ellermaa ja ta oli mingi 12, kui ma temaga suhtlema hakkasin. Ülinunnukutt, nagu tõesti, ta oli nii armas, ta oli nii tark, me täiega suhtlesime, ta oli nagu väike vend mulle. Ja siis ta sai mitu korda TikTokist bänni ja siis ma alati promosin tema videosi, et ta nagu saaks need followerid tagasi. Ja siis paar kuud hiljem tuli välja, et ta oli natsi. Ja mingi siin samas Tartus graffitis neid haakriste seinte peale ja nagu ma toetasin teda ja ma jumala eest üritasin, et tal oleks nagu platvormi, aga siis keeras täiesti ära, nagu hakkas mingi homofoob, natsi, rassist, ma mingi See on piinlik, et ma nagu siukest inimest toetasin. Sellel on nagu väga 2 poolt, nagu loomulikult ma olen õnnelik, et mul on nii armsad inimesed siin, et mul on nii palju võimalusi teha, mis mulle meeldib, aga jah, ongi need nagu halvad pooled, kus mind ähvardatakse mingi ära tappa ja mind jälitatakse koju ja ma ei saa olla niimoodi, et mul on kardinad üleval, sest et inimesed vaatavad, ma olen majas ja inimesed vaatavad mul aknast sisse ja nagu jäävad aia taha karjuma, nagu see on väga halb. Jah.
jälle, ma olin, nii palju asju juhtus, kui ma olin 12. Ma võisin olla mingi 12 kuni 14 ja siis olid väga naljakad kartulid, kilpkonnad, rongid, banaanid, täiesti siuksed X-asjad. Ja mida rohkem see asi ei olnud loogiline, seda naljakam see oli nagu roosad banaanid ei ole loogiline, see oli ülinaljakas, nii et ma panin selle endale Instagrami mingi 2014 ja siis see on mul jäänud igale poole, mis on väga hea valik, see jääb meelde, see on eesti keeles, see on suht catchy nagu, nii et väga hea kunagine mina. Ja see on tõesti väga... Brown sugar, ma muidu lähen pärast siia Bobasse, mis teil siin linnas on. Ma nii ootan. Elina Born. Video jaoks tegime, aga samas mul oli Sony Musicuga koostöö, kus nad saatsid neid PR-päkke ja siis ma sinna pidin tegema 10 paari erinevaid küüsi, ehk siis need läksid ka, ma ei tea, kellele need läksid, aga ma usun, et seal on ka kedagi päris head, aga muidu jah, direkti tellimus oli Elinale. 10 paari, see on nagu mingi täiskohaga töö juba. Mul on väga palju tellimusi ja see Sony värk, alguses ma pidin tegema 20 paari, mida on nagu väga-väga palju ja mul oli ülilühike aeg öeldi ette, see oli mingi nädal äkki ja siis me pidime kompromissi tegema, et tuleb ainult 10, aga neid ma ikka tegin ka seal nagu. Me oleme väga rõõmsad, et sa tulid, rääkisid, inspireerisid, motiveerisid, jagasid oma toredaid kogemusi. Nii et palun tehke nüüd kõik üks suur viimane aplaus.